Mäe peal kasvas üks õunapuu, see õitses ja kandis vilja. Siis aga tuli suur tuul ning üks õuntest pääses puust ja veeres allikasse. Õunast sündis sinisirje linnukene. Hakkas siis linnuke pesa kohta otsima. Lendas siia, lendas sinna, kuni jõudis Koplisse. Koplis kasvasid 3 põõsast, üks oli punane, teine sinine ja 3. kuldne. Kuhu pesat ehitada? Linnuke valis kuldse põõsa, sest kuldne on päikese ja venna värv. See on valguse värv. Kuldne märgib pöörasust ja hoogu ja just seda ongi ju linnupoegadele vaja. Tegigi linnuke kuldsele põõsale pesa, munes munad ja haldus pojadki. Mis sai poegadest? Ühes sai päike valgustama ilma, teisest kuuöö taevasse, 3. täht ja 4. vikerkaar. Mis sai linnukesest? Aga tema lendas kiigele ja laulis seal oma kõige ilusamaid laule. Ja kui ta hakkas laulma, siis jäid külad kuulama, vallad vaatama, noored naised nõtkuma, vanad naised vaatama, talutütred tantsima ja saunanaised sörkima.
teadnud enam, mida teha. Kuidas lahendada seda? Kuidas saada tagasi oma rõõm? Kuidas jagu saada sellest kurvast olemust? Ja siis oli üks julge väike tüdruk, kes otsustas, et tema läheb ja otsib selle kiigeliinu üles. Toob koju ja toob tagasi selle rõõmu kõigile. Tere, minu nimi on Andra ja ma otsin kiigeliinu. Kas sa oskad mulle teada, kuidas ma seda leian? Tere, kallis Androke, muidugi ma tean, kes sa oled. Aga tead, mina ei oska sind aidata. Tegelikult saaks kindlasti aidata sind kaevunõid. Tead, kaevunõid elab sellises kohas, tead, Kiikla. Koht Kiikla ja seal on üks suur toruallikas, milles siis igal kevadel purskab hästi kõrgele vett. Seal on palju-palju vett, vot see kaevunõid elab seal. Et mine sinna selle kaevunõia juurde, tead, tema on vana ja tark ja siukene äge teadja mees. Aga tead, ta armastab heietada, et ära üldse muretse selle pärast, et tema heietab palju lugusid ja vana ja siuke tead. Tead, oli üks kunagi külamees, kes võttis oma vana kirve, väsinud kirve ja läks puid raiuma sinna kaevu lähedale. Raius ja tead, see kirves seal lendas tal küljest ja kukkus kaevu. Ja kaevunõid tuli, pistis pea välja ja tõi sellele külamehele seal kirvaga, tead, see nutiga asi. Külamees ei valetud ja nutisse. Ja siis see kaevunõid toob välja kaevust ühe vaskse kirve. Küsib külamehelt, on see sinu oma? Külamees ütleb ja nutab ise samal ajal, ei ole, minul on üks vana ja väsinud roostes kirves, mina tahan oma kirvest, piirase. Kaevunõid kadus vee alla, tuleb hetke pärast hõbedase kirvega. Küsib, no kuule hõbedane, on ikka sinu oma? Ei ole, ma ei taha seda, too mulle minu vana kirvest. Leiad ju? No kaevunõid siis kadus uuesti vee alla ja järgmisel hetkel tuleb kuldse kirvega välja. Kuldne kirves. Ei ole see minu oma, too mulle see minu vana kirves tagasi. No kaevunõi on nüüd üle jäänud, sõpaldub sinna ja toob talle tema vana kirve välja ja külamees on nii õnnelik ja võtab kirve. Aga kaevunõi soovis kohe ja pakkis kaasa talle veel selle vaskse ja hõbedase ja kuldse ka. Külamees läheb siis ja jutud hakkavad liikuma ja seal külas elas veel üks juutene. Aga see oli rikkam ja see oli õudselt ahne. Võttis korjas aida alt kõik oma vanad kirved välja. Aga nad tead, kaevunõid ei taha tema võtsi midagi teha ja tead. Aga mis on heietanud? Tule. Tead, lähed, mine aga ilusti sinna selle kaevunõia juurde. Tead, ta on tiikas, eks ju. Ja ütle talle, tema teab hästi, kust seda kiigelindu leida ja tead, tervita teda minu poolt, eks ju, ütled, no ei tervitas. Olgu, aitäh sulle. Ole tervitatud, kaevunõid. Ma tulin abi küsima. Kiigelind on kadunud. Tere, lätsekene! Ma ei kuule, mul vasak kõrv on täitsa tumm. Räägi palun kõvemini. Ma tulin abi küsima. Kiigelind on kadunud. Mis asja? Kiigehind on kadunud. Aga kuidas sa kiigul käid, kui hind kadunud on? Ei, mitte hind. King! Kukkus kaevu või? Kuule, aga siin me peame hakkama teda otsima. Kinga. King! Kuule, aga sul on mõlemad kingad jalas ju. On, aga ma otsin kiigelindu. Muruveit! Oleks sa siis kohe seda mulle öelnud? Aga tead mis? Mina arvan, et sa otsid ikkagi kiigelindu. Jah, olete teda näinud? No muidugi olen ma näinud teda. Oi, ma mäletan neid aegu, kus sai kiigel käidud ja oi, olid ilusad ajad. Palun ära hakka siin oma nooruslugusid heietama. Kas sa tead, kus kiigelind olla või? Viimase ajal ei ole mina teda küll näinud. Aga Muruveit ütles, et sa oled vana ja tark ja
paned kõike tähele. Kohe nii ütleski või? Oi, ma mäletan neid aegu. Muruheit oli ka veel selline. Palun. Olgu. Tea, mis me teeme või? Ma annan sulle natukene oma kaevust seda puhast vett. Siis sa lähed 3 teede ristumise kohta. Võtad 3 linnunokkatäit seda puhast vett. Ja sa kuuled 3 päeva, mida linnud räägivad. Võib-olla ka kuuled midagi kiigelinnu kohta. Aitäh sulle. Aga tead mis? Hoidu krattiplikadest eemale. Nemad viivad kõik teelkäijad valesse rajale. Kratiplikad, mis need veel on? Tead, vanas eas sain ka ühe rumalusega hakkama, noh. Mõtlesin, et luud, kondid valutavad. Võtan endale kratti abiliseks. Aga kuskil tekkis mingi viga, nüüd on neid 2. Ja muudkui vaidlevad, kes on see õige kratt, kes on see vale kratt. Ja veel pealegi, nad eksitavad teekäijad ja teevad igasugust koerust, mitte mingit abi neist ei ole. Aitäh selle hea nõu eest. Ja unustasin enne öelda, et Muruheit palus sind tervitada. Võtta heaks. Muruheit palus mind tervitada. Kus ta oli? Sai vaata piilet ja edasi ümber
mõni mul siin ees koperdab. Oskab paremini, ta näeb. Ei taha. Tead? Teile pole midagi lõbusamat. Ei tea mida. Mina ei tea mida. Tead, Noh, paneme jõevee tagurpidi jooksma. paneme. No lähme siis. Lähme. Nii, läbi siiapoole, jah. Jah, nii. No valmis? Oota, tule siiapoole. Jaa, rohkem ruumi. Noh, peale või? Jah, Jah, nii. nii. 1, 2, 3 ja lähme. mis sa nüüd jälle koperdad? Mina ei koperda. Ma mõtlen, noh, et kus pool see jõgi on? See on hea küsimus. Näe, seal. Seal, jah. Jah, seal see. No kuule, see ei ole jõgi. See seal on tüdruk. Ei no veel parem, paneme tema tagurpidi liikuma. Eks ta peab tagurpidi kõndima või? Ega mul vahet ei ole. Igatahes, nii, mina lähen sinna ja sina lähed sinna. Ahah, ega ikka nagu ei lähe, mina lähen sinna poole. Mis see nüüd siis oli? Kõndida ei oska või? Meie oskame kõndida küll. Jah, tantsida ka. Tahad näha? Ei, mul ei ole aega, mul on tegemist. Mis tegemist sul Jaa, on? me teeme kõik kohe niks-naks ära, ükskõik mida sul teha vaja on. Pole vaja, mul on kiire. Oota, mis mõttes sul on kiire? Jah, nii ei lähe. Tead, tahad saada rikkaks? Võime su rikkaks teha või tead mida? Äkki tahad hoopis hobust või tahad lehma või tead, võtta ikka hobune, siis me teeme sulle hobuse ja sa ei peagi enam kõndima, mitte kunagi enam. Ja, väga tore. Nii, unusta ära. Äkki on sul lõpus koht? Me võime tuua sulle karbonaadi, seapraadi või põrsaplaati, siin on minna. Ja või kui oled hoopis vegan, siis on veganitele ka süüa ikka. Ja, või sa tahad hoopis vaimutoitu, tead, võime sulle raamatuid tuua mägede kaupa, kui vaja. Või tuleb üks Ott Lepland siia, ta laulab sulle. Olgu, aitab, mul ei ole mitte midagi vaja. Nii see ei lähe, meil on vaja teha midagi. Me ei mängi muidu. Hea küll, ühte asja oleks mul tõesti vaja. Mida? Mul oleks vaja sellist liivast punutud nööri. Kas saate sellega hakkama? Iga Muidugi kell. saame. Siin ei ole lihtsalt liiva. Aga mina tean, kust liivast saab. Sina oled siin ja meie oleme tagasi liivast punutud nööriga. Lähme. Tulgem kokku õekesed, tulgem kokku õekesed, tulgem kokku katsumajja, tulgem kokku katsumajja. Kas me hääled ühtelevad, kas me hääled ühtelevad? Kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. Meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed. Ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Ühel piimal meid on peetud, ühel piimal meid on peetud. Ühel kakul kasvatatud, ühel kakul kasvatatud. Ühel võil meil võõrustatud, ühel võil meil võõrustatud. Ühel leival lepitatud, ühel leival lepitatud. Kas me hääled ühtelevad, kas me hääled ühtelevad? Kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. Meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed. Ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Ühel piimal meid on peetud, ühel piimal meid on peetud. Ühel
kakul kasvatatud, ühel kakul kasvatatud, ühel võimeid võõrustatud, ühel võimeid võõrustatud, ühel leival lepitatud, ühel leival lepitatud. tulgem kokku õekesed, tulgem kokku õekesed, tulgem kokku katsumajja, tulgem kokku katsumajja. kas me hääled ühte lähevad, kas me hääled ühte lähevad? kurgud kõrges kõlisevad, kurgud kõrges kõlisevad. meie ühe ema lapsed, meie ühe ema lapsed, ühed sündinud südamed, ühed sündinud südamed. Ära sa muretse, ta saab hakkama. jah, ma tean, õnneks ta on julge ja ta kohtab teel neid, kes seda aitavad. Tuult sulle tiibadesse.
kevade järel võid nad tulla hoopis paremad. sa oled väga tubli ja käinud ära pika tee, aga selleks, et Kiigelinu juurde jõuda, pead sa edasi minema. vaata, sind ootab ees pikk teekond üle mere ja sealt edasi jõuad sa allilma, kus sa kohtad vanapagana vanaema. aga ära sa karda teda, küsi tema käest abi. aitäh sulle hea nõu eest. aga kes sina oled ja kust sa tuled? Kust võid üldse sina teada, et allilmas ma mingit ohtu ei ole? Mina tulen sealt, kus päike, kuu ja tähed nagu alt üles paistavad ja puuladvad jällegi nagu allapoole kasvavad. Ma tean, sa oled Etemaa. jah, olen küll, aga nüüd asu teele, õnn kaasa. nüüd siia tuppa saada. Pane siia, tule siia, pane siia. Ja laps, pane siia. Pane. Ja, tubli, pane teine ots ka maha, ja. Ei, lase nüüd see. Mine nüüd, sul oli mingi muu tegemine. Mine nüüd. Nüüd sa pärast tuled. Segab, mina ei saa aru.
siia tulnud? Mis teed sind siia tõid? Ma otsin kiigelindu, mulle öeldi, et sina oskad mulle teed juhatada. Kiigelindu. Kuule, mina ei tea, kus tema on. Aga ma mõtlen, et minu pojapoeg teab küll. Ja ma katsun sind aidata. Võta vaatame, kuidas su ema peidab. Näed, siin on hea koht. Tule ruttu, enne kui ta tagasi tuleb. Nii, poe siia peitu ja ole hästi vagusi. Küll ma sulle näitan, millal sa välja võid tulla, eks ole? Tunnen. Mida sa tunned? Inimesel hea lõhna tunnen. Ei ole siin mingit inimest. Ei ole? Tunnen. Kuule, ma alles koristasin ja sa juba ajad kõik sassi. Inimesel hea lõhna tunnen. Ei ole siin mingit inimese liha. On. Ei Tunnen. ole. Kuule, istu nüüd siia. Siia. Istu, näe vaata. Istu ka. Oota, ma panen selle siia ilusti. Näed, tule istu mulle. Niimoodi. Ja, tule istu siia. Pane mulle pea ilusti sülle ja... No kullakene, kes siis niimoodi? Kuidas siis? No, tule siia poole. Sinna poole? Ja vot, no näed, pane mulle pea ilusti sülle. Sülle? Ma sügan siin natukene siis arve vahet ja näed, on hea, eks ole. Siis rahuneb maha. Suhkruvett tahad? Ei, siis ei saa ka, jah. Mis sa kuradi vanama teed? No anna andeks, lapsekene. Mis sa tisud mind? Ma jäin magama ja nägin nii halba und. Mis sa unes nägid? Ja ma nägin, et kiigelind istus mu ninale ja nokkis silma. Ära seda karda, kiigelinnu enam netu. Kiigelindu enam ei ole? Ei ole. Tead mina, ma käisin, üks poiss hüppas niimoodi. Nemad hüppas, natuke teistmoodi. Ja siis tema ütles mulle, et kui mina tema nime ära arvan, siis tema annab mulle koti täie kulda. Ja sina muidugi ei arvanud. Mis imesid sa pakkusid? Ei arvanud. Mis imesid sa pakkusid? Istu nüüd maha. Ei istu. Mis imesid sa pakkusid, räägi? Ma pakkusin Anton, Andres, Aadu ja Kadakas. Ja mitte ükski ei olnud. Ja siis tema ütles, kui mina ära ei arva seda, siis kiigelind on tema oma. Ja sina loomulikult ei arvanud. Ma ei rääginud sulle, ma ütlesin, ma ei mäleta. Aga ei arvanud ära. Aga kas sa Marti ka pakkusid või? Ei pakkunud. Võib-olla see Mart oligi see nimi. Ei tea. Kuule. Mis ma kuulen? Kuule, räägi mulle, kus sa seda meest nägid? See polnud mees, see oli poiss. No kus sa seda poissi nägid? See oli laupäev, täna on teisipäev, kolmapäev, teisipäev, esmaspäev, laupäev. 4 päeva tagasi nägin ma teda 4 tee ristis. Hea küll, tule istu nüüd siia, istu nüüd. Jälle. Istu nüüd rahulikult, pane pea mulle sülle. No küll sina kukud alati. Kuku. Maga, raahune. Ma tunnen, et mul on midagi puudu. Mul on sarved taha, et sa ei oska mulle sarvi teha, kui ju vanaema. Rahunesid maha, jah? Jaa, ma kuulen. Rahunesid maha, jah? Jaa, kuule, ma tunnen jälle inimesel hea lõhna, hoolimata kõigest. Hea lõhna sina jälle. Mis see liha lõhna tunneb? Ma olen ära. No, mis liha lõhna sa jälle tunneb, mina ei saa aru. Ei ole siin mingit inimest. Me oleme vanapaganad. Head aeg. Seda keegi ei tea ja teadma ei pea. Aga minu nimi on Ruuben Tirts. Seda keegi ei tea ja teadma ei pea. Aga minu nimi on Ruuben Tirts. Seda keegi ei tea ja teadma ei pea. Aga minu nimi on Ruuben Tirts. Üle, et kiigelind on sinu käes, ma tulin talle järele. Enne ei ütle ma midagi, kui sa mu nime ära arvad. No ega see pole mingi imeasi. Su nimi on Ruuben Tirts. Vale.
vaat kui nutikas. kus kiigelind on? Kuule, äkki sa tahad ikka midagi muud? Näiteks kulda või hõbedat? Ära keeruta. Mina arvasin su nime ära, nüüd ütle, kuhu sa kiigelinnu peitsid. No ei ole minul sinu kiigelinnu. Ei saanud teda vana pagan, ei saanud teda mina. Kiigelind on vaba nagu lind. Teda ei saa suruda kammitsasse. Tema on ikka seal, kus on tema kodu. Nii lihtne see ongi. Aitäh sulle, Ruuben Tirts. Head teed sulle. Saigi kaelast ära. Kastab nüüd kuivanud maa, tuultes vaid lõhnab sa juunas. Vees ma käin, kõik linnud on ammu läinud, aastaid kuus on saabunud. Kui vaid õmuga null käib, siis kõik nii vaikne näib. Kui kord jõuan ma koju, kus tunda saan seda, mis ammu meelest läinud. Vaikuses koos nüüd me seisame, vaid sinu hõngu tunnes ma. Ei näe sind, kui tean, sul on koduhing. Nüüd ära ma
nii, sellega on näidatud läbi, kohe-kohe hakkame kummardama. Jah, võtke ära siin. Nii, tule sina ka, sinu poeg. Nii, kapell on ilusti kohal peaaegu, 3-st 2 on kohal ja 3 on. Nii, nüüd oleme rivis kõik ilusti. Nii, pealt vaatad on seekord rohkem kui meil. Ole paha. Nii, aga nüüd siis aplaus ja kummardus. Aitäh publikum ja kapellmeister Meeli Õunap. Astu samm ette. Kiigelinnu juhendaja Marju Aul. Ja meie kõige hing ning Kiikla käbide ja kändude juhendaja Ruut Linnard. Aitäh teile, et te tulite, teiega oli tõesti mõnus, mõtlen enda pealt. Selline kaasaelamine, et tuleb kui juuksed peast ära. Aga jah, aitäh, nüüd on autogrammide tund, ma arvan. Just. Oot. Tahad kõlarit ka? Ei taha. Hea küll, ma räägin edasi. Et meie oleme ikka, me üritasime ka aastakülaks saada, aga me saime lihtsalt selleks kõige kuulsamaks Kiigeta külaks. Aga teie saite ju aastakülaks, nii et meie suur tunnustus. Palju õnne teile, teeme aplausi. Visklas, Viska Kliiklas, Kiika Kliiklas Viskas, las ta Viskas. Oi, aga te saaks teha endale sponsori Viskas. Jah, oleks võimalik